Tere sõbrad, täna on meil auhinna küsimuse vastuse saade. Mina mõtlesin, et paneme täna fookuses. Fookuses on meil taust, nagu meil kombeks on. Aga eelmist saadet me alustasime sellega, ärme raiska aega, mis siin peal on? Siin on tiiser, sellest me täna ei räägi. See on mind üllatanud. Võtan selle tiiseri ka siit ära. See on mind üllatanud, aga eelmist saates me näitasime nimelt seda. Ja nüüd vahepeal ma olen seda kasutanud ja sellega seoses on selle mõõdud natukene muutunud. Just, et kes mõõtis kasutatud salli, see ei võida täna. See ei võida, olgu vihjeks öeldud, et tuleb mõõta uut salli ja uued sallid on pakis. Uut salli saab ainult siis mõõta, kui ta on paki sees ja siis ta lahtist enam ei ole uus. Miks me sellest räägime, see oli meil auhinna küsimus ja me ilma mingi pika jututa ütleme, kes võitis. Ütleme ka selle ära, et kes järgmine kord vastab YouTube'i vastuseks midagi, ei võida enam, sest et me ei saa sealt seda kellaaega kätte hästi, nii et pange siis Motorsi lehele üles need vastused. Meie saime selleks mõõduks, meil on siin mitu mõõdulinti, aga meie saime 47,2, kui me võtsime selle pakist välja. Seda keegi ei saa kontrollida, mina lihtsalt ütlen nii. Me saime 47,2. Andsime eksimisruumi 1 sentimeetri. Ja siin ma näen, et kõik on vastanud, ütleme väga paljud, ma kardan, et nad on kusagilt spikerdanud, millegipärast pakutakse 49 sentimeetrit, mis sugugi nii ei ole. Võib-olla kui seda kanda umbes kuu aega, siis on isegi rohkem, aga igal juhul uuelt. Sinu venitatud salli pikkused, me saime praegu 48. Igal juhul lühike jutt pikalt rääkides. Allar V on pakkunud 46,5. Võid kohe meile salli järgi tulla? Ja, see on meie juurde siia. Tagasihoidlik pakkumine. Allar V saab oma ühe salli ja saab seda siis ise üle mõõta. Ja YouTube'is Kaspar ütles, et me ei anna auhindu, kuna meil neid salle on praegu erandkorras. Lohutusauhinna. Meil on üks veel. Ja siis me anname YouTube'is ka sellise auhinna ja YouTube'is oli selline kodanik, kelle nimi on Give Me Eyeballs. Mitte lihtsalt balls, aga eyeballs. Give Me Eyeballs ja tema ütleb, et jämedus on 0,1, seda me ei küsinud, aga me ei loe seda ka valeks. Ütleme nii, et kui su nimi on Give Me Eyeballs, siis sa pead ütlema ka jämedus ära. Jah, igal juhul 47,2 on pakkunud härra Give Me Eyeballs ja on teeninud ka välja ühe salli. Vaat, selline lugu. Selline lugu, jah. Paneme need auhinnad siia. Kus need kätte saab muidu? Kas meil auhinna küsimust ei olegi? Ma hakkasin praegu mõtlema, et meie ettevalmistus on nõrk, et meil ei ole nagu järgmiseks. Me ei saa iga kord seda küsida, sest et ütleme nii, et meil ei ole väga palju inimesi, kes tahaks auhindu ära anda. No võime küsida me auhinna, võime oma salli iganes ära anda. Ei. Nii. Aga jällegist. Põhiteema, äkki hakkame siis vajutama ja klikkima, see on see põhiline asi, millest rääkida või? Muide, see on väga kihvt. Selles mõttes seda ei näe siit videost. Kas sul, vaata iPhone'iga tegelikult on päris tihti on see, et kui sa vaatad seda esitlust, sa loed need spekke, siis üldjuhul nagu tavaline selline natukene tehnikast võib-olla arusav inimene vaatab nii, et ei ole ju see mitte midagi jälle. Kui sa lähed sinna poodi ja sa võtad selle kätte, siis sa saad hakkad juba nagu aru saama, et siin midagi on toimunud, midagi on muutunud. Et kui sa kätte võtad näiteks selle telefoni juba, siis siin on mingid väiksed sellised nüansid, mis on nagu teistmoodi kui minu vana telefoni peal. Et ma juba täitsa olin need, et väga äge. Esiteks ta näeb šef välja, minu arust. Nii, ma ei sega. Ma räägin edasi. iPhone'i nagu pede nagu iPhone'i gei öeldakse ka või? Ei, nii ei öeldakse iPhone'i austaja. iPhone'i austaja. iPhone'i austajana ma ütlen küll, et muutused on toimunud ja muutused tegelikult toimunud minu jaoks positiivses suunas. Näiteks see must telefon näeb ju väga šef välja. Sa ei saa öelda, et see on nagu koledam, kui see on vana. Ei muidugi, ma isegi täiendaks, et see on kõigi aegade kõige parem iPhone. Jaa, nagu nad ütlesid, et nad ei teinud halvemat seekord, nad tegid jälle parema. Jaa, see on. Just. Aga ma ei tea, mina ikkagist ainult, mis ma siin telefoni puhul tahaks rääkida, on sellest nupust nagu. Ma olen nagu segaduses. Ma olen ka nõus, et see nupp on väga kihvt. Et see näitab, kuhu poole liigub tulevik ja see liigub sinna suunda, et inimese mõistust trikitatakse või tõmmatakse tillist, ütleme lausa nii. Ehk et tegelikult see nupp on survetundlik ja see nupp siis mitte ei vaju ise, vaid kui seda nuppu siis vajutada, rõhutan palja näpuga, siis see nupp tuvastab, et paljas näpp teda vajutab ja kui vajutada siis natukene kõvemini kui niisama õrnalt, siis teeb telefon klõps. Palun nüüd demonstreerida. Klõpsu tahaks teha nagu klõpsude teeb, aga kuidas ma demonstreerin sulle seda? No võt, seda ei saa demonstreerida. Seda peab tundma ja see ausalt on selles mõttes väga äge, et minust nagu kohe nagu ehmatavalt autentne on see klõps. Ehk et mul on tunne, et see nupp vajub. Tegelikult ei vaju siin mitte midagi. Ma ei tea, kas ta niimoodi leiab üles, kus kohas oli, kus ma saan seda sättida? Et nupu tugevuse klõpsu või? Jah, siin oli üks väga kihvt setting oli, mida ma ei suutnud kohe nüüd üles leida. On settingutes jah, on nupu tugevuse klõps. Et 3 erinevat taset on sellel ja mina panin selle taseme kõige madalamaks. Home button on selle nimi.
niimoodi teinud. Et minul on ta kõige esimese taseme peal, sest et kui siis ikka 3 peale paned, siis ikka ründab minu jaoks nagu päris kõvasti seda telefoni või kätt või kuidagi imelik nõks käib läbi luude ja kontide nagu. Et ühe peale väga mõnus. Aga mis selle nupu puhul näiteks ei ole nii tore või siis ma kohe pean ära rääkima selle, mis mind üllatas ja mis üldse ei ole tegelikult iPhone'i puhul tore ja see ei ole 7 viga, vaid see on pigem võib-olla hoopis minu viga. Nimelt ilmad on nüüd külmaks ja mulle õudselt meeldib panna kätte kindad, mul siin ei olegi praegu kindaid, ja kasutada kindaga telefone ja see telefon, mis mind üllatas, Sony Xperia XZ, nagu ka minu Lumi 930, loomulikult toimib kindaga. Ma olen nagu harjunud tegelikult sellega. Ja siis ma avastasin, et üllatust, et iPhone enam ei toimi kindaga, aga mis mind nagu kuidagi eriti frustreeris, võib-olla see lihtsalt on niisugune personaalne kiiks, oli siis see, et kuna see kodunupp, mis ennem oli vajutatav, siis ma sain nagu kuidagi seda vähemalt kindaga vajutada. Ja lihtsalt kindaga ninaga tõmbasid lahti. Ja mulle tekkis nagu mulje, et vähemalt see kodunupp reageerib minu vajutusele, aga nüüd siis sain ma ka teada, et kui mul on kinnas käes, siis loomulikult see kodunupu vajutamine, sama hästi ma võin seina vajutada. Sa võid Sirile öelda, et answer phone. Jah, või midagi sellist. Küll aga on võimalik sinna tegelikult sellele kodunupule, siis ühesõnaga tegelikult saab ta lukust lahti ka, miks ma üldse sellest räägin, on see, et ilma seda kodunuppu vajutamata ei teki tegelikult enam ka siia seda Sliderit, nagu seda koodi võimalust, eks ole, et ma saan küljenupust lahti, aga ma ei saa enam panna siia oma seda numbrikoodi. Seda ma saaks panna ainult siis, kui ma vajutan vale sõrmega seda keskmist nuppu, ja kui ma vajutan õige sõrmega, tuleb lahti, eks ole. Ja kui sul on kinnas, siis ei juhtu mitte midagi, sest et siis mul on igal juhul just, kui pole elus asi. Muidugi variant on nüüd kohe öelda, et mida siin virised, osta need mahtuvuslikud nutikindad ja vajuta kuhu tahad, aga need ka ei pruugi töötada, nagu mingid kavanomad internetimehed on teada saanud. Ma ei oska seda kommenteerida. Aga loomulikult võib ka selle vastulauseks öelda, et mida ma veel siin virisen, et niikuinii ekraani ei saa kindaga kasutada, et nüüd ma sellest nupust vajutan. Et tegelikult siin ma jõuangi sinnani välja, et juba see on nõme, et ekraani ei saa kindaga kasutada ja nüüd enam ei saa seda nuppu ka kindaga vajutada. Et selles mõttes, ilmselt see on järgmise aasta telefoni teema võib-olla, et siis saab kindaga kasutada. Et jõuab nii kaugele seda telefoni. Et siis Apple esitleb sellist väga läbimurdelist. Ilma nuputa ja veekindel ja siis tuleb ka kindaga kasutatav. Jah, et sa pea oma kindaparki välja vahetama, sa võid võtta oma kinda ja kasutada. Ja see on kummaline selles mõttes, et kui nad on siia sisse pannud nagu mingi nii nutika asja nagu Force Touchi on. Vaata, aga ärme jää siia kinni. Ärme jääme nuppu kinni või? Et teine asi, kuhu ei saagi enam kinni jääda, on kõrvaklapi auk, sest seda enam ei ole. Sellest me natukene rääkisime mingisugusest teises saates, aga kuna meil täna on iPhone'i saade, räägime sellest siis natukene veel. Seda auku enam siin ei ole, komplektist tuleb kaasa, tõsi küll meie komplektides seda ei ole, sest meil on sellised komplektid, kus seda ei ole vist, ei võiks vaadata. Minu komplektis kindlasti ei olnud. Ei olnud, jah. Ja minu komplektis ka seda ei ole. Tegelikult siin komplektis on siis pisikene nagu lightning connector, mille otsas on siis 3,5 mm kõrvaklapi connector. Ja kes tõesti tahab ikkagist nagu jaurata ja nagu oma vanu mingisuguseid klappe kasutada, mis on juhtmega, siis ma soovitan. Võtke endal eBay või Amazon lahti ja kuskil selline 10–20 euro vahel saate endale Bluetooth receiveri, mis on patareidega ja saate panna selle oma tavalise kõrvaklapi otsa ja ühendate selle telefoniga ja elu läheb edasi samamoodi nagu ennem oli. Mul ei ole seda kaasas, ma tellisin ära, ootan, kahjuks ei jõudnud saate jaoks kohe, tahtsin sind üllatada. No näed, aga ma juhiks ka siin tähelepanu sellele täitsa positiivses mõttes Apple'i suunal, et Apple on läbi aegade teinud selliseid algselt ehmatavaid ja radikaalseid lükkeid. Nad on ära võtnud näiteks floppy drive'i omal ajal. Kui keegi veel mäletab, ma ei tea, võib-olla meie vaatajad veel ei ole nii vanad, et nad teavad, et kunagi olid olemas kettad, mis paindusid, nende nimi olid floppy kettad, need käisid arvutis sisse ja igal korralikul arvutil oli floppy drive. Ja kui ma ei nüüd õigesti mäletan, siis just nimelt Mac oli esimene arvuti või Apple, kes siis ütles, et enam pole seda floppy drive'i vaja. Koristas selle lihtsalt ära, siis tundus ka alguses, mismoodi, kuidas ma siis jooksutan oma mingisugust viiruse tõrjujat, eks ole. Järgmisena koristas ta ära siis CD-drive'i või optilise lugeja. Ja jällegi oli siuke tunne, et kus ma oma plaadi pistan, eks ole. No ja siis sellel viimasel väiksel arvutil ju pole ühtegi porti peale, ühe pordi. Jälle hirmus. Ja vahetas ka Apple ringi siis ju oma pordi mingil hetkel selle laia, selle väikse vastu ja jälle. Selle vastu on kogu aeg võidanud, et ei ole seda USB-d, vaid on oma port. Ja tegelikult Apple on teinud läbi aegade selliseid üsna radikaalseid muutusi, mis lähevad ajaga kaasa tegelikult tagant vaadates ja täna me ei tunne ju puudust floppy drive'i järgi. Õnneks on neid fanboysid on vist nii palju vaata, et ta elab üle kõik need muutused. Keegi peab need muutused tegema tegelikult. Keegi peab selle floppy drive'i piltlikult ära võtma ja Apple'il on olnud alati aipool see.
seda teha, eks ole. Ja selles mõttes igal juhul kiitus Apple'ile, et minu arust see on äge, et seda auku pole ja ei tasu ennast lasta sellest üldse morjendada. Sest maailmas on nii palju parem elu, kui ei ole juhtmeid, mis su ümber kogu aeg kinni jäävad. Vot, aga on siin veel midagi rääkida või? Kaks põhist asja rääksime. Kaks põhist asja rääksime, kindlaga ei saa kasutada ja auku enam pole, aga tegelikult tarkvarast me vist ei hakka üldse rääkima. Tegelikult on veekindel, räägime seda ka. Me ei tea seda ju. No jah, seda me tõesti ei tea muidugi praegu, me usume tootja väidet, et ta peaks olema meetri sügavuseni ja pool tundi, et igati väga veekindel. Aga ma rahustan sind, ma proovisin, toimib. Okay. Ja, aga vee all ei toimi ükski asi. No jah, et siit me jõuame selleni, mis on järgmiste saadete teema, miks see mind üllatas, et siin saab vee all teha rohkem asju. Nii et see on siin ka olemas ja muidugi ta on sisult ainult ka kiiremaks, no keda huvitavad protsessorid ja kiirused, siis see uus, mis ta nimi oli, A10 peaks olema siis mingi hullupööra kiire ja esimest korda on see erinevus ka, et siin on 2 giga ja siin on 3 giga RAM, eks ole. No suurel ja väiksel, eks ole vahe. Muidugi aga kaamera muide, räägime kaamerast ka. See kiirusest ma võin nii palju öelda, et sina muidugi pole igapäevaselt kasutanud, aga ma pean tunnistama. No seda olen kasutanud ikka. Aga ma mõtlen võrdlusmoment. Ei, võrdlus ei ole, jah, muidugi. Et võrdlusmoment on selline, et tõesti, asjad toimuvad kiiremini. Alates sellest, kui sa hakkad helistama, kui kiiresti sul mingisugune asi ette tuleb. Et mulle juba see uus iOS muidugi uuendusena meeldib nagu väga, sest et lõpuks ometi mul on kiirvalikud sellised, et ma saan ülikiiresti helistada. Aga teistpidi muidugi, mida siin ikka ei ole ja mis mind kui Windowsi põlist kasutajat ja nüüd ma olen Androidi kasutanud, ikkagi ei tee väga rõõmsaks on see, et siin koduekraanil on endiselt need kuradi mummud. Et ma tahaks, et mul ei ole siin mummud, ma tahaks, et mul on siin ilusad suured asjad, mis mulle ütlevad midagi. Palju väljas sooja on, kes mulle on kirjutanud, kes mulle on joonistanud. Jah, et see on ainult siis, kui siia tõmbad siiapoole. Jah, sa tõmbad siiapoole, näed, tõmbasin ka siiapoole. Et sa selle saad ilusti ära seadistada, siit sa näed nagu, et mulle isenest ma ei ole ühe või teise asja poolt, ma olen harjunud sellega, et seal on need mummud on ju, aga nüüd ma olin väga nagu ehmatunud, kui tulid siia kõik need asjad. Nüüd seadistasin enda jaoks mingis loogilises asjas ära nüüd või järjestuses ja ta toimib minu jaoks mingil määral, et ma saan teada, mis järgmisena hakkab juhtuma, mul on mingid oma favorites'id. No võib-olla isegi siin võiks siis, kui nüüd seadeid nii on siin miljon, siis võiks olla üks selline seade ka, et kus ma saaks äkki öelda, et minu koduekraan olekski algselt võib selline. Et võib-olla teed lahti on see, et ma nagu kohe näen, et harku 2, eks ole. Ja siis, kui ma tahan, siis ma saan mummud, on ju. Et mulle see mummude asi see kuidagi, oleks aeg, aga ma kardan, et Apple neid mumme ei võta ära. Tema ütleb, et see mumm on õige, et see, aga ma vist segasin sulle vahele, tahtsid sa öelda? Ei seganud, lihtsalt ma isegi ei tea, kus ma olin juba selle jutuga. Ja sa kiitsid jah, et need notifikatsioonid on ägedad, seda sa kiitsid. Jah, et ma saan nende widgetitega lihtsalt nagu kiiremini helistama hakata ja see kiiruse poole pealt ka lihtsalt, et kui ma võtan siit nagu ette mingi asja, nüüd ma ei tea, kus see favorites kadus, näed. Vaata huvitav asi. Palun, väga kiire. Aga kui ma võtan Glenni ja hakkan helistama, siis nii kui ma vajutan, kohe hakkavad asjad toimuma. Ükskõik, mida ma avan, et seda vahet on tunda, ma just proovisin võrrelda. Sina helistad. Kes mul helistab? Ühendas kaua, aga hakkas valima kiiresti. Räägime siis kiirusest ja kaamerast ka. Et nii kindaga ei saa. Ei saa, mul on kindad käes ja sa näed, et mul on kindad käes. Avan kaamera, mis avab ka muide väga, väga kiiresti ja kaamerast rääkides, tegelikult kaamerad on väga-väga head, et siia tuli muide optiline stabilisaator, mida ennem ei olnud, nüüd on siis 7 ja minuga see on 7+, millel on siis nagu eriti äge, et kui lähemalt vaadata, on siin 2 kaamerat. Ja üks nendest kaameratest on siis kitsama vaatenurgaga, ehk et siis just kui tele on nagu vale öelda, aga kui teisel on laiem nurk, siis sellel ühel on kitsam nurk. Ja siis saab selle kitsama nurgaga kaameraga, saab teha kitsama nurgaga pilte. Et näed, palun väga, nüüd on meil mõlemal lai nurk, aga minul on siin võimalik valida 2 korda ja siis aktiveeritakse see teine kaamera. Aga. Siin on üks väike aga, nimelt, see juba katsetad. Ma juba katsetan jah, et mis siin toimub. Ma mäletan seda, et kui ma käisin mingi Huawei esitlusel, siis seal oli nii, et üks kaamera paid näppu ette ja ikka tegi pilti ja paid teised ikka tegi pilti. Siin on natukene sama liin, et kui on valgust palju, siis tegelikult see 2 korda võtabki selle alumise kaamera. See alumine on siis kitsama vaatenurgaga kaamera ja sellest on näha, kui ta selle võttis, et natuke see valgu balanss ka muutus, et pilt läks natuke rohelisemaks praegu. Ta nüüd on siis esimene, nad läheb kollasem ja see on vähe rohelisem. Ongi nii, täitsa erinev. Just, valge tasakaal on mingil põhjusel erinev. Aga ta teebki sellise tillika, et kui nüüd valgust vähem on, keerata see kuskile siia, nüüd juba toimus see muutus muide. Ja nüüd võttis ta ülemise kaamera, selle sõrmega saab aru ka, ma panen alumise kaamera ette sõrme ja midagi ei juhtu.
ma olen ülemise ette. Näed, jah. Aga nüüd ta mingil hetkel, ma arvan, läheb jälle selle, näed, nüüd on ta võtnud alumise, sa võid panna ülemise ette sõrme, vaata. jah, nüüd on alumine. Tegelikult ta teeb siin väikest sellist pettust siis piltlikult öeldes, et kui valgust on natuke vähem või kui talle tundub, et ta võtab selle ülemise kaamera sellepärast, et see on suurem avaga ja seal on suurem sensor. Ilmselt ta vaatab, et sealt saab parema pildi. Ja siis ta tegelikult kropib selle sensori pealt täpselt samasuguse tüki. Vahi kui nutikas. Ja, aga ta ei ütle mitte midagi, ta teeb seda vaikselt ja salaja. Aga tegelikult siis, kui valgust on palju, on siis ikkagi selle mõte see, et see alumine kaamera siis ei ole mingi elektrooniline zoom, vaid ongi kitsam vaatenurk ja sa saad teha justkui ägedama portree, et siis teoorias justkui taust jääb natuke udusemaks ja kõik sellised jutud, aga natukene tekitab see küsimusi jah praegu, et kui sa toas seda portreed teed ja ta teeb seda tegelikult selle ülemise kaameraga, et milleks siis üldse see alumine seal on, eks ole. Aga mingil põhjusel veel sõnum. Aga pilte teeb muidugi, ta teeb väga-väga hästi. Väga hästi teeb pilte, lihtsalt võib-olla on see, et ikkagist nagu Apple on jäänud oma selle osakonnaga, vaata, et tal ei tekki mingit pro-mode'i siia juurde. Kõik on jäänud selliseks vanaaegseks, nagu oli, kõik on arusaadav, kõik toimib. Ja väga rutub, teed pildi ära kohe. Ma teen veel ühe selle, ma enne testisin, aga teed põmp ja hüppab siia alla ja juba saad võtta. Kohe on olemas. See osakond töötab tõesti väga hästi ja mina olen ikkagist, ma vaatasin juba oma vana telefoniga, olen suutnud klõpsida 1000 pilti ja videot kokku, siis vaatasin ja võrdisin neid, siis ega ausalt öeldes nagu on parem, aga ütleme, et minu jaoks need telefonikaamerad jõudnud küll sinna tasemele, et mul ei ole üldse mingit vahet enam nagu, et ma saan kõik oma pildid tehtud. Ütleme, et emotsioon jääb igal juhul peale, kui ei olnud, siis ei jää peale, eks ole. Pole vahet. Küll, mis siia tuli meile juurde ka, enne läks märest ära. Natukenegi nagu seda kaadrit seada, siis saad ära. Kõlarid, nüüd peaks siin ka siis lõpuks olema stereokõlarid, mis muidugi Androidi maailma aparaatid on juba ammu olnud, et vanasti sul on siin vist üks, eks ole, sellel 6S-il on ju. Ja siin all on üks ja siin tõesti, et ja ta nagu toimib täitsa, et jah, ja ekraan muide ka näitab rohkem värve, aga see on jällegi minu arust näiteks üks asi, et jah, tõmbame siis otsad kokku sellega, et sina kui iPhone'i, kuidas see oli, iPhone'i austaja. iPhone'i austaja, et kas sa nüüd tõttad siis oma seda eelmist iPhone'i müüma ja ostma uut? Ja kas sa kaalud ka siis sellist suurt, muide käes ei seisa nad endiselt, mina pean ütlema, kui ebareaalselt kalb on ikkagist. Aastad nad lendavad siit ära lups ja lups. Et mul on nagu jällegi see kurvuudis on kõigile, et ikka pead ostma sellise nahast ümber. See läheb ju vanale, läheb uuele, sa võid selle alles jätta. Sa võid selle alles jätta, aga sellega juhtub niimoodi vaatana. See nagu ei tee pilti hästi enam sellega. Jälle väike ikka selline... Väike nöök on sees, et seda ei saa. Mul on ka hea meel. Just, ja see uus maksab jällegist hästi palju raha, aga seal on tehtud niimoodi, et need nupud on siis ka nii-öelda metallis siin selle korpuse sees. Need põhimõtteliselt saad osta ka uue korpuse. Et mina otseselt kohe ei tõtta ostma, kuigi mulle see must väga meeldib ja siin on võimalik veel rohkem sodi korraga kaasas kanda, ehk et 256 nagu iga on seda ruumi ka siin sees, aga must on ilus. Soovitan kõigil, kes üldse ennem pole iPhone'i kasutanud, minna poodi ja jällegi proovida kõiki neid asju, mis siin on. Seda nuppu, see on... Ja, peab ise proovida ja peab ka proovima, kui hea on seda kindaga kasutada ja siis peab kindlasti ka proovima seda, kuidas ta käes ei seisa. Jah, seda kindlasti peab ka proovima. Hästi ilus telefon, aga väga ebapraktiline. Tavaliselt ilusate asjadega ongi niimoodi, et... Jah, muidugi ei saa ka ma jätta mainimata, ega käes ei seisa ka see eelmine ja üle-eelmine. Ja ükski need ei seisa käes, et siin... 5 tegelikult oli okei. Ja 5 nagu. Jah, aga 6 läks disain selliseks ümmarguseks ja libedaks, et siis on vaja seda katet. Mina jõudsin ka sellele järeldusele, et sina kui iPhone'i austaja, ma saan aru, sa ei tõtta seda kohe ostma. Mina jõudsin sellise järeldusele, et tavaline inimene tegelikult võib-olla ei peagi kõiki neid väikseid uuendusi nagu, nad ei ole nagu võib-olla väärt seda täna. Kindlasti ma soovitan seda, et pange endale uus iOS peale, kui te veel seda pole teinud, et see on kindlasti üks asi, mida peate tegema. Ja võib-olla on ka see point, et kes tahab ikkagi osta sellist libedat telefoni, ma ei väsi rõhutamast, mida ei saa kindaga kasutada, siis saab odavama hinnaga täna 6S-i ju. Kas need hinnad hakkavad vist nagu äkki langema? Jah, seda küll. Et võib-olla kui sa tahadki täna osta samasugust aparaati, mis on peaaegu sama hea, ei ole küll veekindel ja veel mõned asjad, siis saad selle. Kui sa oled ka iPhone'i austaja. Tegelikult on head, et ma kohe ei vaheta seda telefoni ära, aga kui tuleb lumi maha, siis ma pean minema ja poodi veeginda telefoni. Siis me teeme ka muide selle testi, et kuidas siis iPhone meie talves hakkama saab. Võtame siis kõik iPhone'id ja paneme need ritta nagu ja vaatame. Jah, esimene oli siis nii suur, nagu see tikutops vist. Võt niimoodi, minge siis poodi, võtke ise kätte, vaadake, kuidas seisab, vaadake, kuidas
klõpsutab, Just. kuidas krõpsutab. Ja siis, kui meeldib, miks mitte. Te võite kilekotiga kaasa võtta teiega ja vaadata, kas ka peab. Ja kuidas seisab, kuidas krõpsutab ja kuidas peab.